Miks inime alati nõnda üksi on ja valuda peidab ja kurbus sööb? Kas tõesti sellest veel vähe on, et seina kellaaega armutult lööb? Näha, et teid on nii palju ja te seisate enda õiguste eest. Et ma olen siin nüüd eile valmistusin kõneks ja panin selle nii-öelda kirja ka, sest kui oma nii-öelda peast hakata siin midagi rääkima, võib-olla läheb midagi kaotsi. Head Eestimaa inimesed, armsad kaasmaalased. Täna oleme siia Riigikogu ette kogunenud, et seista vastu riiklikule ülekohtule, mis on kestnud juba üle 30 aasta. See ei ole pelgalt üks ametlik arusaamatus või seaduse viga. See on inimese kannatus, mis on jäänud tähelepanuta liiga kauaks. Kui 1990. aastate alguses haldusreformi ellu viidi, usuti, et see toob õigluse ja korda. Kuid tänaseks peab tõdema, see reform on täielikult läbi kukkunud. Oleme ringiga jõudnud tagasi algusesse, kuid olukord on veel hullem kui toona, 1991 aastal. Pigem oleks võinud see reform üldse olemata jääda. Tollal nähti tagastatavat kinnisvara kui lotovõitu mõnele väliseestlasele, kes sõjapõgenikuna oli ammu maha matnud igasuguse lootuse Eestist midagi tagasi saada. Ometi tuli nende varad tagasi mitte okupantidelt, vaid meie oma inimestelt. Nendelt, kes olid siin, kes olid need kodud 50 aasta jooksul üles ehitanud ja pidanud neid oma ainsaks koduks. Nad ei olnud süüdi, nad olid lihtsalt sattunud süsteemi, mis muutus üle öö ja selle muutuse järel jäi õiglus jalgu bürokraatiale. Täna aga on olukord veelgi traagilisem, sest ülekohtu all kannatavad inimesed ei pea enam vaatama Moskva poole, vaid oma enda riigi poole, Eesti Vabariigi poole, mis on justkui Nõukogude Liiduga kohad vahetanud. See on valus tõdemus, aga see on tõsi. Ja mis kõige kurvem, riik on hakanud probleemi eitama. Riik ei taha tunnistada, et viga on tehtud. Riik ei taha näha inimesi, kelle elu on selle vea tõttu rikutud. Riik hoiab eemale, vaikib ja loeb aega, nagu kõik laheneks ise. Aga 30 aastat ei ole midagi lahendanud. Head inimesed, need, kes on selle ebaõigluse all kannatanud, on täna seisus, kus tuleb öelda, kas nüüd või mitte kunagi. Meie plaan B ütleme selgelt. See probleem tuleb lahendada riigi tasandil. Kui me tahame, et Eestil oleks tõeliselt õigusriik, siis peab riik taastama usalduse iseenda vastu. Õigus ja õiglus peavad olema mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. See tähendab, et Eesti Vabariik peab naasma esialgsete lubaduste juurde ja täitma need täies ulatuses. See tähendab, et inimestel tuleb anda vastus samaväärne elamine, mis neil kunagi võõrandati, või maksta õiglane hüvitis vastavalt tänasele turuväärtusele. Jah, hinnad ei ole enam need, mis 30 aastat tagasi, aga just see ongi riigile õppetund. Järgmine kord tuleb tegutseda kiiremini ja õiglasemalt. Kui riik peab nüüd maksma kõrget turuhinda, siis see ongi viivis, mis on 30 aastaga kogunenud. See on õiglus, mitte kingitus. Head kaasmaalased, me ei seisa siin viha ega kättemaksus, vaid õiguse ja tõe nimel. Sest kui riik ei seisa oma rahva eest, siis kelle riik ta üldse on? Aeg on täita lubadused, aeg on taastada õiglus, aeg on taastada usk Eesti riiki. Elagu õiglane Eesti, elagu vaba rahvas! Oma korteris, mina arvan, et see oli valeotsus, kalbuotsus, nii et see, et me oleme täna siin, me oleme tõesti õige asja eest siin. Teine küsimus, kas plaan B jällegi kasutab seda kui siukest reklaami, nagu kunagi seda tegi Edgar Savisaar. Keskerakond tõstis seda teema ja ka ei teinud mitte midagi. Võib-olla Edgar
tõesti tahtis teha, aga ei leidnud teisi erakondi, ei leidnud teisi inimesi saada siin majas 51 häält sellele taga. Aga võib-olla ka Keskerakond ja Edgar Savisaar kasutasid seda, kui nii ütleme, poliitloosungid jällegi enne mingid järjekordseid valimisi. Ei tea, mina usun, et plaan B on inimeste eest, ma usun, et plaan B tõstis õige küsimuse ja muidugi selle küsimusega peab tegelema. Te näete praegu siin Riigikogu liikmed ei kuule mitte kedagi, nad ei sõltugi inimestest. Nende koht siin sõltub sellest, kuidas suhted nad ehitavad erakonna esimehega või erakonna juhatusega. Siia ei saa inimesed, kes koguvad hääli. Siia saavad inimesed, kes saavad kõrgema koha valimisnimekirja. Sest tavaliselt ükskord olid valimised mingi 8 aastat tagasi, ma mäletan, Valga, Võru, Põlvamaa koos Riigikogu valimised ja inimesed said sisse, kellel oli 1500 häält. Ja see, kellel oli Valgas 2000 häält, ei saanud sisse. Sest olenes kohast valimisnimekirja. Keda erakonna esimees, erakonna juhatus paneb ette. Aga muidugi need küsimused peab tõstma, peab rääkima. Muidugi siin on ka ausaid ja häid Riigikogu liikmeid. Lihtsalt üksi ei saa midagi teha. On vaja erakonna toetus, on vaja saada iga hea ja õige asja juurde ikka seda 51 häält. Te näete, mida praegu valitsus teeb. Minu arvates kõige hullem erakond on Reformierakond. Need on absoluutselt inimeste vastu. Varem ma mõtlesin, et nad on rikaste poolt, et see on rikaste erakond. Aga vaatades seda, kuidas nad tõstavad maksud, mis seadused nad võtavad vastu, nüüd ma isegi ei tea, keda nad esindavad. No mina ise arvan, et Brüsselit. Aga mul on tunne, et kui nad oleks rikaste erakond, siis rikkad ka peaks neid juba ammu korrale kutsuma selle eest, mis nad teevad. Aga no te näete, olid valimised olid ausad ja me näeme need tulemused, mis on plaan B. Andro Roos sai Tartus 400 häält, arvestades seda, et plaan B on tundmatu, esimene kord osales. Mina arvan, et Andro puhul see on Tartus suur ja hea tulemus. Vaatades teisi erakondi, ma ütlen teile ausalt, mul on tunne, et läks õieti. Kuigi mina isiklikult olen elektroonilise hääletamise vastu, mina arvan, et hääletamine peab toimuma üks päev, see peab olema pühapäev 8-8 ja kõik. Et ei oleks elektroonilist hääletamist ja et ei oleks mingi teel hääletamist. Üks päev, pühapäev 8-8 ei saanud, no ei saanud, järgmine kord tuleb. Aga mitte nii, nagu see praegu meil toimub. Aga see on minu isiklik arvamus. Ja mis puudutab meie tänast päeva, siis tõesti, aitäh teile, et tulite, see on õige asi. Mario tegi video pöördumise, kutsus siia inimesi, mina seda nägin 2 päeva tagasi. Inimesed jagasid Facebookis, ma nägin. Ja tõesti sellest peab rääkima, peab leidma teisi toetajaid. Mina kahjuks täna selles majas ei näe, kes võiks selle asja eest sõista, sest mul on tunne, et Eesti erakonnad on muutunud tööbürooks, et inimene läheb erakonnast erakonda, lihtsalt otsitakse head töökohta, meie teiega ei tea, võib-olla inimene otse ei saa töökoht, võib-olla kuskile võetakse ta naine või ta poeg või see on niisuguse klassikaaslaste erakonnad. Kindlasti seal on ka ausaid ja häid inimesi, kas nad ei saa üles, et erakond neid ei lase, kardavad, et tuleb mingi teine arvamus või õige arvamus. Mingi teised, me siin võime sel teemal köökides vaielda, aga kindlasti peab enda eest seisma, peab need küsimused tõstma. Ma juba rääkisin, et Keskerakond ja Edgar seda tõstetas, ma ei tea, kas praegune Keskerakond sellega tegeleb, aga mina arvan, et see Keskerakond, mis on praegu, on absoluutselt juba teistsugune sellest, mis oli, kui oli Savisaar. Nii et te olete siin ausad, te olete õige asja eest ja muidugi sellest peab rääkima, sellega peab tegelema, sest see, mis tehti, et inimesed tõsteti välja, inimesed kaotasid korteri, et paljud nõukogude ajal vahetasid korteri, inimesel oli võimalus vahetada. Keegi andis oma korteri, andis veel raha juurde või auto ja sai see korter kuskil Raua tänaval või kuskil. Inimestel oli valik, ta võis saada korter ka uues majas ja siis ta ei oleks pärast kaotanud, teda ei oleks keegi välja viskanud. Muidugi inimesed kaotasid ja inimeste jaoks, ma olen nende inimestega rääkinud, see oli suur šokk.
nii psühholoogiline kui ka tervislik ja muidugi absoluutselt läbimõtlematu halb asi. Ja näete, siiamaani, praegu on aasta 2020, keegi ei ole mitte midagi kellelegi teinud. Keegi ei ole nendest rääkinud, nende õiguste eest seisnud, mitte midagi nendele. Aga võiksid ju ehitada uued majad, anda korterid, kas või väiksem, kas või kuskil äärilind, või anda raha. Vaadata, palju inimesel oli perekond, palju tal oli ruut, ma ei tea, no kas või mingist asjast võtta kinni, kas või mingist asjast seda rakendust teha. Praegu on nii palju aastaid läinud ja ma ei teagi, kas on need nimekirjad, kes kaovad, kas on need liidud või ühingud, kes nende eest seisavad. Sellega peab tegelema. Mario siin rääkis, et on vaja juristi ja muidugi siin on vaja palju mida tegelema. Aga enne on vaja ikka saada inimesi, kes on üldse huvitatud, kes tahavad sellest rääkida, kes tahavad sellega tegeleda. Ja loodame, et plaan B on aus ja tegus uus Eesti erakond ja tõesti nad ei kasuta seda kui uut reklaami enne järgmise Riigikogu valimisi, vaid tõesti hakkavad selle asjaga tegelema ja loodame, et leitakse veel tarku, ausaid ja häid inimesi, kes sellega tegelevad. Ma ütlen пар sõna vene keelt. Дорогие друзья, мы здесь сегодня действительно за честное, за справедливое дело. Действительно, людей в 90-х годах выкинули из их квартир, вернули эти квартиры людям, которые когда-то из Эстонии убежали в Швецию или в Канаду. И даже не этим людям вернули, а их родственникам, их наследникам. И я считаю, что это нечестно, несправедливо, что людей из их квартир выгнали. 35 лет никто ничего не делал, никто не занимался. Да, когда-то центристская партия при Эдгаре этот вопрос поднимала. Сложно сказать, использовал Эдгар Сависар это как пропаганду, как свою рекламу, или действительно хотел помочь людям. Эдгар мог помочь. Эдгар действительно mog этим заниматься. Et mina arvangi seda, et järgmiseks sammuks tulekski siis sündüürnike MTÜ. Nagu oma äriühingut teed, aga tuleb nii-öelda sundüürnike punt tuleb siis kokku ajada ja kontakte vahetada ja siis kõik sinna MTÜ-sse astuda ja niimoodi edasi võidada. See peaks olema igas linnas eraldi. No oleneb, et et liigsed mõtted me vahel kaoks. Sa sirutad käe ja jõuadki minuni. Elule ärkan kui unenäost. Sa sirutad käe ja jõuadki meil on Eestile plaan B.